Me läheme täna Islandile! Täna lähme või? Lähme jah täna. Aga meie lennuk läheb alles kell 11:30 õhtul. Nii et me jõuame öösel Islandile ja siis me peame järgi minema enda rendiautole. Mina ei tea rendiautost midagi, see on Kevini teema. Nii ratast ja rooli. Täna me veel pakime asju. Kell 7 me lähme bussi peale, et sõita Tallinnasse ja siis lähme lennu peale. Me säästame raha sellega, et me ajame Kevinil juukseid kodus. Kevinil on siilisoeng sellest ajast alates, kui ta kaitseväes käis. Sest et mulle hakkas meeldima see soeng, nii et nüüd me iga paari nädala tagant lõikame talle seda. Ma olen professionaal. Kõigepealt siia keskele triib. See on alt triib. Näita rahvale. Ei näe. Vist ei ole väga näha, jah. Ja tada! Siin on Kevini uus soeng ja ilusad kulmud. Ja mina käisin eile enne reisi esiteks kulmudes. Siis ma käisin ka lashliftis. Ma ei tea, kas te saate aru. Ja ma käisin ka juuksuris. Ning täna hommikul käisin küüntes. No, cute. Meil on 2 suurt kohvrit ja Kevin näitab kohe, mis on tema pool kohvrist. Tada! Siin on lihtsalt reaalselt, ma ütleks siuke 300 € eest kuivtoite. Sest et me plaanime toituda kuivtoitudest. Miks? Et raha säästa. Sest Islandil pidi olema jõhkralt kallis toit. Vaatame, kui kaua me vastu peame. Mina arvan, et me sööme kõik ära. Ja no meil on niimoodi ka, et mingid toidukorrad me oleme vaata arvestanud, et noh, käimegi kuskil vaata niimoodi, et siin ei ole nagu igaks päevaks 3 toidukorda meile mõlemale, et paistab, millal kopa ette viskab ja mõned toidud on tegelikult veel minu kotis ka, nii et see Kevinil siin ei ole isegi kõik veel. Ja kuna Islandil on ikkagi väga külm, siis ma pean võtma kaasa oma talvejuppe. Nii et ma lähen Eestis sellega lennukile ja bussile. Meil on bussini minekuni aega vähem kui 2 tundi. See juba kohe praegu. See kohe? Tere hommikust! Me oleme Islandil. Kui ma näen välja, nagu ma ei oleks maganud, siis asi on selles, et ma ei ole maganud. Saime õhtul, õigemini öösel oma auto kätte. Siin ta meil on. Hiljem ma näitan teile telki ka. Ja me maandusime 10 minuti kaugusel lennujaamast umbes. Teeme endale siin hommikusöögi ja siis vaatame edasi. Meie autorent umbes siukseks 9-10 päevaks maksis kokku 2400-2500 €. Koos kõige kallima kindlustusega. Kuna siin on teede olukord selline nagu on, siis me mõtlesime, et võtame igaks juhuks kõige kallima kindlustuse, mis on vist mingi 50 € päev äkki. Ja isegi kõige kallima kindlustusega, mida see ei kata, on veekahjustused. Ehk siis, kui sa üritad jõge ületada näiteks F-roadi peal ja vesi kuidagi kahjustab autot, siis selle sa pead ikkagi ise kinni maksma. Meil on autovarustuses on katusetelk, matkatoolid, matkalaud ja mingid nipet-näpet asjad nagu lusikad, kahvid ja muu selline. Auto kättesaamisega oli selles mõttes veits jama, et öösel, kui me jõudsime lennujaama, siis seal, kus meid pidi inimene ootama ees, et viia siis rendiautode juurde, teda ei olnud seal ja me ootasime, ma arvan, üle poole tunni. Teda ei tulnud. Ja siis lõpuks, kui me läksime välja ja mõtlesime mingi muu variandi peale, kuidas sinna rendiautode juurde saada, siis see inimene tuli. Nii et siia magama saime me Islandi aja järgi kell 3 öösel ja Eesti aja järgi oli kell juba tegelikult kell 6 hommikul. Nii et me põhimõtteliselt olime terve öö üleval olnud. Ja üks probleem on meil tegelikult veel. Nimelt meil pidi olema paketis wifi ruuter, millega me saame autos olla wifis. Aga eile, kui me saabusime, nad ütlesid, et neil on need otsas, tulge hommikul. Tulime nüüd siis hommikul, helistasime ette, ütlesid, et on olemas. Aga jõudsime siia 15 minutit peale kõnet ja ütlesid, et ei ole. Nüüd me sõidame Reykjaviki, sest seal on ka neil kontor ja sealt me peaks lõpuks saama selle wifi ruuteri, mis nagu nende poolt veits halb korraldus, eriti nii kalli ja nagu tuntud autofirma, rendifirma puhul.
aga elame üle. Täna siis sõidamegi Reykjaviki ja vaatame seal ringi. Alustame niimoodi rahulikult ja vaikselt, enne kui me lähme matkama ja kosti vaatama. Valele poole keeres. Jaa. Life is an adventure. Tundub, et siin on praegu Pride Month või Pride nädal või midagi, sest siin on igal pool terves linnas LGBT lipud. Nagu ma arvan, et kui Eestis tehakse selline asi, et pannakse LGBT lipud lehvima linna, siis teatud osa ühiskonnast oleks väga kuri. Aga näe, islandlased on väga sallivad. Arenenud. On kahte sorti inimesi reisil. Esiteks Kevin, kes näeb välja nagu kohalik, vähemalt üritab näha välja nagu kohalik, sest et tal on T-särk, kui väljas on 14 kraadi. Mulle soe on. Jah, kohalikud on harjunud, et 14 kraadi on soe ja siis olen mina. Nagu, kas saaks välja näha rohkem nagu turist Islandil? Lisaks sellele mul on vlogikaamera käes. Kuidas tundub? Äge. See on teist värvi ka. Aga see on liiga sinine. See roheline oli ilusam. Või siis see? Tõsi, kõige ilusam oli roheline. Arvad? Kevin juba Eestis ütles, et ta tahab omal Islandilt nukamütsi, kus on lunni pilt ja nüüd ta leidis põhimõtteliselt täpselt selline. Esimesest poest? Esimesest poest, jah. Näita, kuidas välja näeb. Kuule, nagu lunnu ju. On või? Ma arvan küll. Nüüd, kui sa sellega ringi käid, näed sina ka rohkem turist välja. Jaa, ma just tahtsin öelda, et see kohalik värk enam ei toimi. Palju räägitakse sellest, et Islandil on hästi kallis kõik. Me võtsime 2 pizzat ja 2 kokat ja meil läks 62 euri. 62 euri. Eestis me saame 3-käigulise õhtusöögi selle hinna eest. Aga noh, me olime valmis selleks enam-vähem. Maitsega see vähemalt hea võtta. Hea on küll. Käsitöö pizza. Me tegime täiesti suvalise koha peal peatuse. See on nagu tavalise tee kõrval. Vaadake seda vaadet, palun. Tuletan meelde, et kaamera ei suuda võtta seda, kui ilus see tegelikult on. Nagu päris elus on see 5 korda vähemalt võimsam. Juhuslikult jõudsime hoopis Keri kraatrini, mis oli algselt väidetavalt vulkaan ja on umbes 6000 aastat vana. Ümber kraatri oli mõnus pisike matkarada, mis viis Kalle järve äärde ja kuigi see järv tundub nagu väike tiigike, on see tegelikult 7–14 meetrit sügav ja väga ilusa sinise veega. Siin elabki siis kivikuningas. Jah. Cool. Siit tuleb parim luts, mida te näinud olete. 2. 1,5. Halvad kivid. Jaa. Halvad kivid. Sa tead, miks siin nii palju hiinlasi on või? Ei, no. Siis nad tulevad selle Kaali kraatri augus on otse hinnaga ühendatud, siis nad tulevadki siit kaudu. Okei. See on hiinlaste... See on hiinlaste spawning spot. Nad spoonivad siin. Minecraft oled mänginud kunagi või? Meil tegelikult ei olnud üldse plaanis siia tulla, me valisime selle Gullfossi Kose vahel, aga me valisime Kose, ehk siis sinna poole me sõidame praegu, aga see jäi lihtsalt selle tee peale. Me nägime, et siin on palju autosid ja nii, et me pöörasime ümber ja tulime siia. Ainult 4 euri on sissepääs ja parkimine on tasuta, nii et ma näitan teile kohe püha vett. Need siin on püha veed. Ja kui te küsite, miks need on püha veed, siis me olime poes, tahtsime osta vett, see on 12 korda 1 liitrit, ma mõtlesin, et no kui palju see vesi ikka maksta saab, aga ei, see plokk maksis umbes 35 eurot. Nii et mul on siin 35 euro eest vett, nii et see peab olema püha vesi. Püha järvest või? Jaa! Vaadake, siin on Uranus. Aga kus number on? Vot kadunud, numbri kaotas eelmine juht ära, aga meile öeldi, et peaasi, et ees oleks number olemas, nii et
me kaotame siis eesmise ära. See ei kaota. Kas teil on kunagi olnud sellist probleemi, et te ostate omale vihmakindlad püksid Eestist, et Islandil nendega olla ja siis nüüd Islandil sa hakkad neid jalga panema, aga... Varas. Ei ole. Raudselt varastasid. Ei ole. Pükstel on see asjandus küljes, mis hakkab piiksuma poodides. Ja seda ei saa ju ise ära. Ja ma ei taha minna õue niimoodi, et see on küljes. Kõik vaatavad, et ma olen varas. Peame Islandil kuskile riiete poodi minema ütlema, et vabandust Eestist ossima, kas tahaksite ära võtta. Ei, päriselt, nad võib-olla võtaks ka. Ma arvan, keegi ei uska ma. No, tjaa. Mingi raks käis. Mingi plastiku ma murdsin ära. Ma otsisin Islandi kohta põnevaid fakte ja ma mõtlesin, et ma jagan teiega ka neid. Nagu ma ei saa olla kindel, et need on 100% tõesed, sest et kunagi ei tea, on ju. Aga alustame. Islandil elab umbes 390 000 inimest. Umbes sama palju kui Tallinnas, aga Island on Eestist 3 korda suurem. Islandil on üks madalamaid kuritegevuse tasemeid ja vangide arv on nii väike, et osa neid saadetakse teistesse riikidesse karistust kandma. Mõtle, inimesed Islandil on nii rahul oma eluga, et nad ei tunne vajadust kuritegevust teha. Neil on muud hobid. Turism annab Islandil üle 30% eksporditulust, see on kalanduse kõrval üks suurimaid majandusharusid. No see tundub loogiline. Kuskilt me lugesime ka, et siin on umbes 400 000 elanikku, aga turiste käib aastas 2 miljonit. Huvitav, kas islandlased ei ole väsinud sellest, et neil nii palju turiste käib? Ma küll oleks vist. Ma küll oleks, mind ajaks nii närvi. Ja me lugesime seda ka, et 98% islandlastest oskavad inglise keelt. Ja meie oleme siin küll väga hästi inglise keelega hakkama saanud ja tõesti islandlased oskavad nagu üli hästi inglise keelt. Islandi keel on säilinud pea muutumatuna ligi 1000 aastat ja tänapäeva islandlane saab lugeda põhimõtteliselt keskaja saagasid ilma tõlketa. See on päris hea. See on nagu väga äge. Saarel on umbes 2 korda rohkem lambaid kui inimesi. Minu lemmikfakt. Islandil ei ole sääski. Väidetavalt on sääskide jaoks kliima liiga jahe ja tuuline. Islandlastel on äpp, mis hoiatab selle eest, et sa ei käiks oma sugulasega. Sest neid on ju nii vähe siin, et äkki sa kogemata hakkad mingi oma sugulasega sebima. Ehk siis neil on täitsa äpp selle jaoks olemas. Islandil ei ole armeed, ehk siis nagu kaitseväge. Kuidas ma mõtlesin selle üle? Islandil ei ole, huvitav. Kaitse on tagatud rahvusvaheliste lepete ja rannavalvega. Huvitav, kas need noored mehed on õnnelikumad sellepärast, et nad ei pea kaitseväge läbima või? Islandi töönädal on keskmiselt 35–37 tundi ehk üks lühemaid maailmas. Ja taaskord pidime auto tee äärde tõmbama, sest meile jäi tee peale üks kuulsamaid vaatamisväärsusi ehk keisrid. Island on nii loogiline riik. Lootame, et keiser purskaks. Väidetavalt see peaks purskama iga 6–10 minuti tagant, nii et me ei oska tegelikult oodata, et millal see juhtub. Nii et me loodame, et see juhtub. See on veits ikka munahais. Issand, ma mõtlesin. Oh my god. Nice. See esimene purse oli päris võimas. Jah. Nagu näha, mul on juuksed märjad. Me ei oodanud, et see purskab nii kaugele, et see nagu viht tuleb kõik peale. Ja jälle me sattusime siia ka täiesti juhuslikult. Me teadsime, et see on siin kuskil, aga me olime planeerinud, et tuleme viimasel päeval kuskilt mingi tagasitulekuga, aga siis vaatasime, et käime kohe ära, et siin käidud ja... Siin ongi see, et üldiselt need vaatamisväärsused pigem ei maksa, aga maksab see parkimine nende juures. Ongi siuke 7–10 eurot tavaliselt. Ja kesklinnas parkisime enne, olime mingi peaaegu 3 tundi, oli 12 euri, et ka nagu tegelikult suht okei. Ma tahaks seal istuda praegu, see tundub nagu nii mõnus mullivann ja vaadake, kui läbipaistev see vesi on. Sa tahaksid siin istuda 80–100 kraadi. Nagu saunas ju, mõnus! Meil on dilemma, nimelt me ostame alati reisidelt külmkapi magneteid ja siin on nagu ülikuulid magneteid, aga need ei ole sellised tavapärased magneteid. Näiteks see The Puffin Made Me Do It, siin on need linnud, lunnid. Ülikuul, nagu lahe, mitte tavapärane külmkapi magnet. Ja siis muffin, nii cute. Ja siis näiteks selle puhul mulle meeldib see, et see nagu aru saada kohe, et Islandil toodud, aga... Ja see on siuke nagu multikapärane. Nii, me otsustasime ära, endale koju võtame selle, Kevini jälle selle ja me võtame kuskilt veel magneteid. Ma väiksele vennale võtsin
tätoveeringuid ka, need on need, mille sa saad veega omal nahale panna, sest ta on hullult selliste tätokate fänn. Me pole siiamaani jõudnud selle kose juurde, kuhu me täna üldse minema pidime ja kell on juba õhtu käes. Kui tass oleks mina, siis see oleks see I am a ray of fucking sunshine. See on nagu armas, aga agressiivne, vaata. Mis sa arvad? Yeah. Kiigi mulle. Jah, kallis. Yeah. Me läksime just kassasse ja see poemüüja, kellele me maksime nende magnetit ja asjade eest, oli eestlane. Nagu, mis asja? Igas maailma nurgas on eestlane lihtsalt. Yeah. Ma veel nagu ütlesin hello, siis ma kuulsin korra, nagu ta oleks öelnud enne mind tere, aga siis ma mõtlesin ilmselt, ma kuulsin valesti ja siis ta ütles, et võime eesti keeles ka rääkida. Siis me nagu... Me jõudsime nüüd lõpuks siia, kus me tegelikult tulema pidime. Gullfossi kask. Peale umbes 5 peatust ja ma ei tea 3 tundi ja kell on mingi 8 õhtul. 7:30. Norm. Nii et lähme vaatame. Let's go check out. Gullfoss on tegelikult just kui 2 koske koos. Kõigepealt kukub vesi 11 meetrit ja siis veel 21 meetrit. Igas sekundis kukub joast alla keskmiselt umbes 140 000 liitrit vett. Ja kui sul veab ja õues paistab päike, siis on näha ilusat vikerkaart vee peal. Tead, et keegi oli veel seda püha vett ostnud. Selline on siis täna meie ööbimiskoht. Vaadake, miuke mägine vaade on taga, väga võimas. Me ostsime omale campingkaardi. See maksab 179 €. Sa saad selle omale meili teel osta ja siis sa saad umbes vist ükses 40 campimiskohas Islandil tasuta ööbida, nii-öelda tasuta. Off-road camping pole Islandil lubatud, ehk sa ei tohi lihtsalt suvalises kohas nii-öelda ennast kõrvale tõmmata ja seal magada. Selle meili teel, mis me saime, näitasime ette, saime vastu sellise kaardi. 2 korda päevas umbes kontrollitakse, kas sul on see siin akna peal ja kui ei ole, siis on paha lugu. See gaasipliit anti meile autorendifirma poolt. Hommikul tegime süüa sellega, iseenesest töötab väga hästi, aga ikka mega kaua läks vesi keema. Me tegelikult keema ei saanudki, me loobusime, lihtsalt vaatasime, et nagu enam-vähem aurab ja panime nagu kohvile peale. Aga õnneks Kevin on tark. Kevin võttis enda selle Primuse siit kaasa, mis siin väike on ja mingi asja kopsiku ja siis gaasi ostsime siit. Gaasi käisime ülipaljudest poodidest otsimas. Ja mingi 4. tanklast või poest sööme alles. Ja siis idee on nagu selles, et sellega me võiksime asja nagu 3 korda kiiremini tehtud saada. Meie telk õnneks käib ülilihtsasti püsti. Põhimõtteliselt valmis. Siit võtame redeli. Jaa. Siit on nagu mingisugune seinalaade toode. Siit tõmbame kõigepealt see veel kinni. Islandil ei ole mitte ühtegi sääske. Jaa, reaalselt parim osa Islandist. Siin ei ole sääski. Tulge kõik. Nii, ja ma näitan teile siis kiirelt natukene sisemust ka. Me saime jätta oma magamiskotid eile sisse, mis on ülihea. Me ei pea iga päev neid uuesti lahti kakkuma. Siin on erinevaid taskuid, kuhu saab näiteks telefoni öösel panna või mis iganes, hästi palju panipaiku. Siin on selline pehme madrats. Megapaks. Nii mõnus on siin reaalselt magada ja magamiskotid on head soojad, nii et ülimõnus. Meie hakkame nüüd õhtust sööma. Kui vedel see on. Ja siis lähme magama, sest et Eesti aja järgi on tegelikult juba järgmine päev. Nii et head ööd! Tere hommikust! Kuigi tegelikult on peaaegu lõuna juba, aga meie ärkasime umbes kell 8 ja sõime ära ja oleme juba tegudel. Täna me lähme Mustaliiva randa, siis ühe kose juurde, aga nagu ikka, siis teel sinna me nägime ühte ägedat mäge, kuhu otsa ronida. Nii et nüüd me ronime kõigepealt siia otsa, vähemalt
proovime ronida. Meie siin paksudes riietes on ju ja üks kohalik Islandi naine jookseb siin edasi-tagasi mäest üles alla. Trennitopi väel praegu seda. Nii et jaa, islandlased on pilt different. Öösel märkasin umbes 5:30 ülesse, sest mul oli ilge pissjäda, nii et pidi pissil käima ja väljas oli nii külm. Aga hommikuks õnneks on jälle ilus ilm. Olen vist väga ere praegu, aga hingeldan juba. Käsi, et sain oma sõrmuse siia sõrme. Et ma olen nüüd kihlatud. Ja ma olen nüüd kihlatud. See on veel ilusam, kui nagu ma ise olen vaadanud. Me oleme siin sellise salajase mäe otsas, kus on järv, mida ei ole isegi kaardil märgitud. Nii et me leidsime täiesti sellise salajase koha, nii et nüüd on see meie salajane koht. Tänane päev oli põhimõtteliselt koskede eri. Islandil on iga nurga peal üliilusaid koskesid, mõnel on tagahoovis hiiglaslik kosk. Seljalandsfoss on eriline sellepärast, et seal saab jalutada Kose taha koopasse, aga hoiatan ette, sealt kuivalt tagasi tulla on võimatu. Lisaks on seal väga libe. Kui sa kõnnid paarsada meetrit edasi, saad ka teise koopasse, kus on veidi väiksem juga ja see on üks väga populaarne Instagrami piltide koht, aga seda siis, kui sa oled nõus seal põhimõtteliselt duši all olema. Tere, räägi, kus me oleme? Me oleme Skogafossi Kose juures, mis peaks olema üks Islandi ilusamaid koski. Siia üles pidime kõndima 527 trepiastet umbes. See oli väga väsitav. Ma olen siiski väga halvas vormis tuleb välja ja alt oli parem vaade ka tegelikult. Nii et ilus on ikka. Nii käib. Kevin nägi TikTokis ühte krepi kohta ühes üliväikses linnas, Vikis. See on tõesti nagu see on küla pigem. Ja nii et me tulime siia maitsma neid kreppe. 2 Nutella banaani kreppi pluss 2 kohvi, 37 €. Põhimõtteliselt pool muidu ju. Mõnusalt magus, täpselt nii magus, et kui terve ära sööd, siis hakkab paha. Täpselt nii nagu olema peab. Pärmel üle väga hommikul. Inga. Tere hommikust. Nii tuuline. Kell on 8. Kell 3 üles, siis natuke magasime edasi ja siis ärkasime kell 6 üles, sellepärast et tuul niimoodi ringsis telki, et see oli jõhker. Vahepeal oli selline tunne, et nagu me lendame koos selle telgiga minema. See kanjon on kindlasti neile, kes ei viitsi palju matkata, aga tahavad midagi võimast näha. Aga üks asi, mis ma olen Islandil tähele pannud, on see, kui julged on turistid. Inimesed ronivad ka suurte tuultega kõrgetele kaljuservadele, et head pilti saada. Ja pissipidamatusega inimestele. Siin on igal pool, iga vähegi tuntud koha juures vetsud, kus on alati vetsupaberit. Me oleme hetkel F-Roadil, kus tohivad ainult nelikveolised autod siis sõita ja siin on esimene veeületuskoht. Kevin läks kontrollima, kas me julgeme enda autoga minna, sest meil on see väike Dacia Duster, mis tegelikult on, väga väike auto. Seni on meist siin mööda sõitnud 2 monster trucki, kellel on nagu jõhkrad rehvid. Ehk siis pigem sõidetakse sellistega sellisel teedel, kuigi meie autoga on lubatud. Nii et
tõehetk. No, kuidas tundub? Nagu, ma ei tea, poole sääreni. Veits on siuke sketši. Tegelikult ei tohiks midagi hullu olla. Arvad või? Julgeme või? Ma ei tea. Mingist jääst tahaks läbi sõita iseenesest. Veekahjustusi meie see kindlustus ei kata. Kuigi meil on kõige kõvam kindlustus, kõige kallim kindlustus, aga veekahjustusi see ei kata, sest siin nii-öelda oma vastutus. Me siis otsustasime, et igaks juhuks me ei hakka minema. Pluss seal tuli kohe järgmine siuke jõgi edasi, kust me ei oleks võib-olla üle saanud, nii et sõidame tagasi sama teed pidi. Kanjon number 2. Muula fliugur. Yeah. See näeb välja nagu mägi, aga seal kuskil peaks olema kanjon ka sees. Vaadake, seal on mäetipud, lumised. Homme me lähme muide liustiku matkale. See on mu arust nii haigelt ilus koht. Seal on nagu liustik, seal on mäed, seal on kanjon, kõik on nii roheline. Siis siin all on täiesti nagu sile, nagu kõrb. Ja siis seal on meri, ookean. Ma olen juba otsas. Me tulime just ülipikalt üles. Nüüd me peame minema alla ja siis uuesti üles ja ülikõrgele üles. Aga vaade. Vaadake seda vaadet. Ma pole 100% kindel, kas te näete, aga 2,7 kilomeetrit hiljem väga raske matk, eriti minu jaoks. Me sõime ka viimati mingi 6 tundi tagasi ja 7 või? 6-7 tundi tagasi, aga siin on vaade. Meil on võikud. Mõnus. Kui te küsite, miks mul sõrmus on vales sõrmes, siis see on mulle natukene suur, aga keskmisest sõrmes ei kuku ära. Ja ma hoian seda praegu enamusest keskmisest sõrmes. Siis ma saan kindel olla, et ma seda siin vahepeal ära ei kaota. Siin ei ole piirded selleks, et inimesed alla ei kukuks kalju pealt, vaid siin on piirded selleks, et sa ei astuks muru peale. Sellepärast, et Islandil on ju muru ja kõik see taimestik nii haruldane. Inimesed savi, las kukuvad, aga peaasi, et ärge astuge meie murule. Ja me tegime siin sõrmusega pilte koos ja värk ja siis kõik õnnitlesid meid ja küsisid, et kas me kihlusime. Kuigi me ei kihlunud siin ja teile, aga me läksime kaasa sellega. Islandi kutsutakse tule- ja jäämaaks, sest siin on nii vulkaanid kui liustikud. Diamond Beach üllatas mind positiivselt. Päikselise ilmaga on jääkristallid rannas ja liustikutükid vees nagu teemantid, nii ilusad sädelevad. Samas kohas võib ujumas näha ka hülgeid. Meie nägime neid üsna palju. Mis tunne on enne liustikumatka? Väga külm on, ütleme nii. Siuke tunne, et kindad on juba märjad. Aga... Sul on äge varustus? Täiega äge varustus. Meie esimene vihmane päev on täna. No see pidi lõunaks järgi jääma juba. Lõunal me jõuame matkalt tagasi. Kohe Diamond Beachi kõrval saab minna liustike matkadele, aga seda tohib teha ainult giidiga. Mõni liustik Islandil on tekkinud vulkaani peale ja kui see vulkaan peaks seal all tegutsema hakkama, võib liustikust saada üsnagi laastav jõgi. See siin kõik on tegelikult liustik juba. See ei näe välja nagu liustik, sest see on hästi must, aga see on siin vulkaani tuhk kõik. Me tulime sealt üles. Meil on jalas sellised teravad asjad, et jää peal kõndida. Kuidas see nii tunne on? Väga äge. Väga äge või? Liustikumatk on läbi, vahepeal on ilm ilusaks läinud nagu näha ja me tegelikult ei ööbigi täna telgis, kus me ööbime, Kevin? Airbnb's. Kevin tegi mulle üllatuse. Mis te arvate, mille puhul on ja? Kuidas sulle liustikumatk meeldis? Väga meeldis. See oli täiega tore, ainuke nõmme asi oligi see ilm ja mida ma ei teadnud, mida me ei teadnud, on see, et tegelikult suvel
neid liustikke nii hästi ei näe, need on hästi sellised mustad vulkaanituhka täis, et talvel on need sellised hästi-hästi ilusad, on ju, sinise jääga, valge jääga, mis iganes läbipaistva jääga, aga tore oli ikka. Tadaa! Vau, nii nunnu majake. Siin on mullivann. Ja ma kuulen, seal vesi muliseb sees. Nii nummi, nii ilus sisustus. Oh my god. Meil on hommikumantlid isegi. Vau, nii pehmed. Kohvimasin. Õunad, kas need on päris või? Päris õunad. Me saame värsket süüa lõpuks. Me söö kõik vist ära. Siin on. Me hakkame alkovaba veini jooma. Hästi palju maitseaineid. Kakaod. Aga meil ei ole seda piima. Vaata tosse. Nii nunnud. Saab pesemas käia. Lõpuks. Hambaniidid on. Sooja vee all saame pesemas käia. Me saame voodis magada. Ja nagu, kui tihti te näete seda, et potsik, kus on peal kirjas biskits ehk küpsised, et siin on päriselt küpsised sees. Halloo! Ja siin on meile jäetud ka Islandi šokolaadi piparmündi oma. Ja kui te arvate, et meil on siin mingi uhke õhtusöök täna selle kõige kihlumise puhul, siis tegelikult ongi. Nimelt, me ei söö täna tavalisi kuivtoidupakke, vaid me sööme lõhepastat valge veiniga kuivtoidupakke. Siis, kuna pühapäeviti siin alkoholipoed on kõik kinni ja tavalistes poodides tuleb välja, et alkoholi, eriti just kanget alkoholi ei müüdagi ja restoranidest, kohvikutest ka ei saa alkoholi kaasa osta, siis me peame jooma alkoholivaba veini või midagi. Sest et me lihtsalt mitte kuskil siin riigis ei saanud päris veini ega üldse mingit päris alkoholi. Me võtsime kohvikust saiakesi, 2 kaneelirulli ja 2 mingit šokolaadisaia. Vaadake, kui ilusti see sõrmus särab täitsa pekkis. Kui me Eestisse tagasi jõuame, siis laseme selle natukene väiksemaks teha, aga see on ikkagi nii ilus. Ja me saame siin olles ka kõik enda seadmed täis laadida. Näiteks minul on kellaaku tühi, siis me saame akupanga täis laadida. 1 kaameraakku on mul tühi ja teine on varsti poole peal, nii et kaameraakut ma laen täis. Kõik, mis võimalik, laeme siin täis, et saaks edasi minna jälle täis akudega. Ja me laeme enda akusid ka muidugi. Tead, me saame teha niimoodi, et ma lähen paljalt mullivanni ja siis sa saad siit akmast vaadata mind. Where she came from, I'd never seen her before. A special lady with so much love. She might be what I'm living for. She's an angel. See on üks pikim laavatunnel, kus Islandil kõndida saab ja taaskord muidugi ainult giidiga. See tekkis umbes 5000 aastat tagasi vulkaanipurske tagajärjel ja see oli väga ilus, mis ma oskan öelda. Ja ma sain omale uued patareid siia. Siin on igasugused kivid ja üks fakt on see, et siin ei kaja. Ja teine fakt on see, et siin meil kustutati korra tuled ära, siin on kott pime ja silmad ei harju selle pimedusega. Mitte kunagi ära selles pimeduses, sest siin on nii pime. Ja siin oli mingi bakter. Ja siin on bakter, kes ei vaja valgust, vett ega põhimõtteliselt mitte midagi, õhku ka mitte. See giid rääkis, et neil on seal all tehtud abielu ettepanekuid ja et see ei ole selles mõttes kõige parem mõte, et esiteks neil on seal öeldud ei-esid, sest et tegu on avaliku ettepanekuga ja paljudele ei meeldi avalikud ettepanekud, siis neil on seal öeldud ka jah, aga näiteks on sõrmus kukkunud laavatunnelisse, nii et seda ei saa kätte enam. Seal on pulmasid tehtud. Seal on pulmasid korraldatud, kuigi ma ei tea, kes see tahab mingi külmas, pimedas, märjas koopas pulmi teha. Seal on mingid filmiõhtud tehtud, et on õudukad ja õudukaid, koopa õudukaid. Ja et filmi alguses oli 24 inimest ja lõpuni vaatas 2. Meil oli valida, kas me lähme muuseumisse või me tuleme sööma. Ja valima pidime me sellepärast, et me ei tahtnud palju raha kulutada.
ja me valisime sööma tuleku. Ühe täiskasvanu pilet oli 44 €, siin me saime kogu toidu 47 € eest. Kevin võttis purksi ja mingid kartulid, mina võtsin niisama purksi ja joogid ja see on selline koht nagu Le Coq. Väga huvitav nimi. Ma vajutasin seda ja siis siit voolas seda kõike värki. Minul on juustuburger. Saime aru, et meid aetakse sealt restoranist välja, kui meie lauale pandi silt reserveeritud ja see reserveering oli 13 minuti pärast. Yeah. Siukest asja ei ole varem olnud. Okei, meil oli söödud ja meil oli juba nõud ka ära viidud, aga ikkagi. Ja me panime riidesse ja tulime ära. Aga muidu oli ülihea koht, ülihead, sinna poole. Ülihea koht, ülihead hinnad, hea vibe. Nii et soovitame siia Reykjavikist täitsa tulla. Le Coq. Le Coq. Tänane hommik on siis selline, et see matkaauto seal on täiesti kinni omadega. Sellel autol on ka midagi viga, ainult et me ei tea mida. Siin on traktorid teevad tööd, sest siin on nii pehme kogu see maapind. Terve öö sadas suht vihma ja õnneks meil on siuke väike nunnu nelikveoline, nii et meil on kõik okei. Kohe saame teada, kas nad saavad täna liikuma või peavad tellima hirmsalt kalli raha eest omale abi. No oi, liigub ilusti ju. See tuleb ilusti välja. Juhu! Ega meie ka liiga palju hõisata ei saa, sest me ise peame mõne tunni pärast snorgeldama minema. Teed ennast ilusaks ennast snorgeldama minekut või? Jaa, kammin täna esimest korda juukseid. Vetsus tahaks käia ennem. Kuimane kuidagi võiks olla. Jaa, sest et terve päev on olnud see nii vihmane. Meil on mingi paar tundi üle olnud. Teebki uimaseks. Hakkab pihta. Jaa, saame kohe mingid soojad pesud kätte, mille paneme riiete peale ja siis saame snorgeldamiskostüümid. See on siis minu tänane outfit. See on mega soe. Ma tahaks niisama istuda ringi käia sellise outfitiga, sest see on nii mõnusalt soe. Ja veekindel. Oled närvis ka või? Veits. Veits ikka, jah. Siuke, vaata ei ole teinud varem, siis ei tea mida oodata. Siin pidi vesi olema aastaringselt 2-3 kraadi. Kui meil muu on nagu kaetud, siis nägu on ikkagi seal külmas vees. Sooja, kohvi, kakaod ja head ja paremat. Kaamber on udune. Udune. Väga võimas oli. Ma ei tea, kas ma räägin liiga kõvasti, sest et me ei kuule väga võimas oli. Need on nüüd siis need kurikuulsad F-roadsid, kus tohib sõita ainult nelikveolise autoga. Siin on ülipalju auke ja siin saab sõita siuke maks 50-ga või? Tegelikult 80. No 80. Aga antud tee on siuke, et üle 40 naljast ei saa. Ja me oleme sõitnud selle tee peal vist juba üle tunni aja. Alguses pidime jõudma 18.35, aga nüüd näitab juba 18.50, sest et miks? Sest et ma sõidan nii aeglaselt. Kevin sõidab nii aeglaselt. Me jõudsime oma tänasesse ööbimiskohta ja see on siiamaani reaalselt kõige uhkem ilusam ööbimiskoht. Okei, me maksime ka selle eest rohkem kui tavaliselt, aga täna hommikul me olime 2-kraadises vees, snorgeldasime. Nüüd me oleme siin 35-kraadises kuumaveeallikas ja see maksis 21 €. Näkku. Mis on veiniga osta, see oli 14 € pokaal, aga siin on mega ilus mägede vaade. Äkki me pärast saame näidata, siin on ka
ülimõnus siseköök, tavaliselt on alati väljas midagi, siin on soe mõnus siseköök, mitu kraanikaussi, mitu seda kuumaveekeetjat, tasuta dušid, mega nice. Ma teen sulle nii hea kaadri praegu. Tere hommikust! Tere! Kus me oleme? Kerlinga fjallis või? Vist jah? See on Islandi kõige külmem piirkond, siin on isegi suvel mingi siuke maks 5 kraadi tavaliselt, öösel oli üsna külm magada. Isegi mul hakkas veits jahe. Ja siin peaksid hästi ilusad kollased mäed olema, aga praegu on väga-väga udune, nii et ei ole hullult palju näha. Aga äkki kui me matkalt tagasi jõuame, siis on see rohkem ära. Veits ära vajunud. Eile, kui me olime seal spaas, siis me läksime sauna ja seal saunas oli mingi 45-50 kraadi ehk siis üsna siuke mitte kuum saun. Ja siis sinna tuli üks mees ja me ütlesime ka talle, et noh, pole mõtet eriti seda leili visata, sellepärast et see ei anna midagi. Ja siis ta proovis ja noh, ilmselgelt ei tulnud auru. Ta ütles vist midagi, et ta shiti sauna või midagi. Ja siis ma mõtlesin kohe, et kust sa pärit oled? Siis ta ütles, et ta on Soomest pärit. Nii et nii me siis istusime seal soomlased ja eestlased seal 45 kraadises saunas. Meie mõttes ju väga külm saun. Minu jaoks isiklikult on soe saun, aga noh, saunatajate jaoks on külm vaata. Ja siis soomlane rääkis veel seda, et ta tegelikult töötab siin suvel. Ja me Keviniga oleme tähele pannud, et siin giidid, enamikud on välismaalased. Giidid ei olegi kohalikud ja see soomlane rääkis, et tema teeb ka siin suvel giiditööd ja sellest saab üsna hästi palka, pluss makstakse kinni majutus, toitlustus ja kõik muu selline. Nii et tasub siia vist suvel tööle täitsa tulla, et siin on giide hästi palju puudu neil suviti. Irts, plärts, käes on august. Pott. Kes teed praegu? Ma vist ei olegi kunagi nii kõrgel olnud. No võt. Kui lennuk välja arvestada. Perbeldab pilti. Ja kui inimesed juba seal on veits hädas, siis Mis te arvate, kus me oleme? Basseinis, looduslikus basseinis. Me matkasime siia mingi peaaegu 4 kilomeetrit. Väljas on väga tugev tuul ja häätuul, aga meie oleme siin soojas allikas. See on põhimõtteliselt nagu jõgi mägede vahel. Aga vaadake neid riietuskabiine, need on kõige kasutumad riietuskabiinid üldse, sellepärast et inimesed ujuvad siin ja siin nagu on mingid seinad, kus sa peaksid riideid vahetama või. Ja seal nende taga on 2 samasugust, aga jällegi sealt inimesed matkavad ja siis näevad nemad, mida sa siin teed, nii et nagu väga veider. Täna on meie viimane päev, mis tunne on? kurb. Ongi nii või? Meie veits raha üles tulime seda nüüd laiaks lööma veel. Ütleme hommikusöögi kuskilt kohvikust, sest hommikul oli nii jõhker tuul, et lihtsalt ei kannatanud väljas olla. Ei taha ära minna. Ei taha jah. Tahaks välja jääda. Me oleme nüüd tagasi Reykjavikis, sellepärast et umbes 6 tunni pärast peame me auto ära andma. Enne seda peame natukene koristama seda, asjad kokku pakkima kõik. Siit sõidab 50 minutit veel lennujaama ja me peame ka Postkaardid ära saatma. Postkaardid ära saatma, jah.
auto on tühjaks tehtud. Tundub, et saime üsna hästi asjad pakitud. Kohvrid läksid kokku selles mõttes. Siin on natukene prügi vaja ära visata ja nagu näha, siis veits nagu on ikka must, sest et me oleme pori sees käinud ja igal pool. Ja uksed on ka üsna siuksed porised, kuigi lepingus oli kirjas, et me vist nagu täitsa puhtaks tegema ei pea seda, mis võiks tõsi olla, sellepärast et selle rent oli mingi 2400 euri, nii et seal võiks mingi koristushinna sees olla. Tere! Tere! Meie vlog lõppes Islandil väga järsku, sest et me olime natuke laisad ja me ei viitsinud tagasitulekut filmida, aga me oleme tagasi Eestis. Juhu! Siin on sama vihmane ja tuuli nagu Islandil. Odavam. Eesti on odav nüüd. Ja reaalselt. Kui teile tundub, et Eestis on väga halvad ilmad ja väga kallis, siis minge Islandile. Ja kui te tulete tagasi, tundub Eesti odav ja päikseline. Isegi me olime 8 päeva, aga endiselt oleks seal nii palju teha, sest seal on igal pool nii ilusaid ja lahedaid kohti. Ja kui te sinna lähete, kindlasti arvestada, et lühikesi pükse pole mõtet kaasa pakkida ja te peate arvestama, et suure tõenäosusega on seal väga tugev tuul, sajab vihma, võib-olla veab, ei saja, ei ole tuult, aga ilmselt on palju raha varuda, kui te tahate mugavalt reisida. Praegu ma arvan, võtaks selle video kokku. Nagu ikka, pange subscribe, pange like, kommenteerige alla ükskõik mida ja mind jälgige mind Instagramis. Ja me lasime sõrmusega juba parajaks teha Eestis. Tšau!